No nii, tere, teeme siis Saue vallas asuvast majast väikse videotuuri. Et näitame teile, millega tegu on. Et hetkel olen siin välisukse ees, kust avaneb meile vaade suurt aeda. Et aed on meil tõesti suur, kuskil 7000 ruutu umbes. Aga sinna jõuame siis, kui me oleme sisemise tuuri ära teinud. Et hetkel sissepääs on siit, kohe paremat kätt jääb meil selline ehitamist vajav hooneosa, mis on ligi 50 ruutmeetrit suur. Siin sees oli kunagi vamm olnud, et siia on vaja teha siis vammi tõrje, maksab kuskil 3000 eurot ja see osa on vaja põhimõtteliselt siis tervenesti taastada. Et soovitati ka ära lõhkuda see välimine sein, mis siin on. Et kokkuvõtlikult ütlengi, et see maja on pigem nagu projektikas. Igaüks saab siia teha, mida ta tahab. Ja üldiselt vajab ikkagi suures pildis kapitaalremonti. Et see on see esimene osa. Siin oli kunagi 2 magamistuba oli siin. Ja praegu on siia alla pandud siis liivapõhi, mida ma soovitan võib-olla uue loomulikul tervel majal teha. Et põrandate alla liivaga täis valada. Siit kohe on meil siuke uuem WC. Täitsa normaalne. Ja vasakut kätt jääb meil väike kelder või sahvrinurgakene. Vaata, ega siin midagi väga palju hetkel vaadata ei ole. Ja nüüd vaatame siis edasi, kus on meil koridor. Koridor on pigem ruumikas ja nagu näete, elektriustmestik on pigem vana, vajab vahetamist. Aga seda saigi ennem mainitud ja siin on siis nurga taga pesumasin ja kuivati, nagu ma saan aru, jah. Vesi tuleb majja siit sisse, tsentraalne, see on meil puurkaevust ja kanal on siis kogumispaagi näol lahendatud. Siin siis vannituba eraldi ja siin oli kunagi olnud saunaruum, mis oli puuküttega. Kokku on meil suletud netopinda ehk siis elukõlbulikku pinda kuskil 139 ruutmeetrit. Ja siin on meil siis kohe sisse astudes köök. Pigem päris hea suurusega. Ja selline ta välja näeb. Et siit köögist me saame kohe edasi minna. Ma ei tea, kas on siuke vahekoridor või sahver. Et tegelikult nagu näha, siin on ju välisukse võimalus. Et maja planeeringut on võimalik küll igat moodi muuta. Ja siin on siis vana garaaž, et samuti, nagu näete, siin on kinni müüritud aken meil, aga idee poolest oleks võimalik teha siia siis võib-olla kas lisa elutuba, eks igaüks vaatab, mis ta teha tahab. Ja siis siit luugist pääseb meil katuse alla. Ja ideeliselt katuse arja tõstes on võimalik ka teha see maja 2-kordseks. Nii, ja vaatame, mis meil siis edasi on. Siin on meil pliit sooja müüriga, ja köögist me juba rääkisime. Mis jäi peaaegu mainimata oli see, et see maja on meil siis pooleldi kivist ja pooleldi puidust. Et see sein, mis siin on, näete, see on niisugune 70 sentimeetrit paekivi umbes. Et jällegi mõttekoht, et kas tuua paekivi välja, kuidas seda presenteerida, teha ägedamaks, eks igaüks saab ise vaadata. Ja siin hetkel on selline siis elutuba, kaldkriips magamistuba, kust pääseb siis väiksesse lastetuppa. Ja selle seina taga siis olid need ruumid 50 ruutmeetrit, siin taga, kus oli kunagi olnud siis vamm ja mis on vaja taastada. Et loomulikult ajalooliselt sissepääs ei olnud nii, nagu ma teile näitasin, vaid olid siis maja külje pealt, et seda vaatame videost edasi, kui me oleme õue läinud. Ja siin siis veel eraldi WC, et 2 WC-d hetkel siin. Vot selline ta seest välja näeb, et projektikaks on ta potentsiaalikas. Katuse koha pealt on meil eterniit, mis on hea, et meil on vundament soojustatud puurvahuga
seda tehti aastal 2018. Aga nüüd vaatame siis õue. Et ma kõigepealt näitan, kus kohast oli esialgne sissepääs. Et see oli pigem nagu siis siin varu sissepääs, kus ma praegu välja tulin. Aga esialgne sissepääs oli siis siit, mis on praegu see osa siit presendiga kaetud. Et ma lähen ise natuke kaugemale, näete natuke parem ülevaate. Vot. Et sealt oli siis sissepääs ja see osa, mis sealt vasakult poolt on need presendiga kaetud, see tuleb põhimõtteliselt lammutada uuesti teha kõik. Näete, üleval on uks ka, et tegelikult on siin võimalik teha see maja kahekordseks, aga minu meelest peab siis katusväärja tõstma. Mis siin veel toredat on, siin hästi palju abihooneid. Alustame võib-olla siis minu lemmikust, mis on ka osaliselt paekivist tehtud. See oli vist äkki kunagi vana laut. Äkki natuke kehvasti on praegu näha, ma filmin otse päikesesse. Tuleme siis pigem siit poolt. Et näete, siin on ka tegelikult siuksed ägedad paekivi seinad säilinud. Et mõte oli kunagi teha võib-olla siia välisköök. Ja üks osa on siis ka puidust, nagu näete. See on siis siin puitosa. Siukene kuurialune. Ja siin on siis see paekivi osa. See sein, mis siin on, see on mittekandev sein, selle võite maha võtta. Et iseenesest, selline ta välja näeb. Näitan ka seda siis natuke tagant poolt, kus on veel üks kuur, aga just see paekivi osa näeb pigem väga äge välja. Mis veel siis abihoonetest, et kõike ma teile korraga näitama ei hakka. See, mis siin otse kaadris praegu on, see on, kas see pidi vana käru vist olema või midagi sükest, aga pigem on vaja utiliseerida ja sama lugu ka sellega, et need pidid olema vanad silokärud. Ja siis siin ka üks paadikuuri moodi asi. Umbes 40 ruutmeetrit peaks see suurus olema. Ja ruumi siin on ja sellel nagu suures pildis väga häda ei ole midagi. Aga vaatame ka hoovi siis, et suureks plussiks on kindlasti kõrge väljastus, et sul on igasuguseid puid, marjapõõsaid, kuuskesi, mis iganes. Et krunt on iseenesest suur, 6974 äkki oli või, ligi 7000. Et see, mis te siin näete praegu, on siis siukene hoovi osa ja lisaks läheb ka siis veel krunt sinna põõsaste taha, sinna me minema ei hakka, seal on meil tagapool on meil Keila maantee. Ja iseenesest selle osaga, mis seal nagu põõsast taga on, väga midagi teha pole. Loomulikult keegi tahab teha enda discgolfi raja või väikse jalkaväljaku või mis iganes, et spordiväljaku kõik on võimalik. Kui te küsite ette ruttavalt, et kas seda krunti on võimalik poolitada, siis vastus on ei. Siia saab ainult ehitada ühe elumaja. Ja nii ongi, aga kui küsite, kas seda ehituse aluspinda saab laiendada, siis pigem vastus on jah, et saab küll. Siin ongi siuksed marjapõõsad, mutiaugud veel, kiiged, mis iganes. Vot selline see videotuur sai meil. Nagu saate aru, maja vajab kindlasti tööd, aga projektikaks võib-olla aluspõhi on isegi päris mõistlik. Loodan, et saite siit infot, mis teid huvitas. Soovite kunagi kinnisvara osta müüa, võite alati ühendust võtta. Ja samamoodi, kui tunnete selle maja vastu ja krundi vastu huvi, siis olge hea ja võtke minuga ühendust ning lähme seda maja koos vaatama. Aitäh vaatamast ja olge tublid!